Enne koodetuse minekut meil on 2 sünnikodalat, kes on alustanud saamisest. Liina Piirisalu. Ja Liina ma arvan, et sünnikoda lapsed kõik kohal meil 17. volikogu 15. Käsi ja Veiko andsid teadnud osaväga. Selle päevakorra juurde minekut, kas on avatud või tahtete volikogu liikmetel? Siiski palun. Küsimus on. On see saali nurk äkki kuulnud, mis asi seda nurgad on? See peaks salvestama. Aga seda näha saab? Elektrileetud täpselt. Ja ta salvestab linna kodulehekülg, mis olema niisugune ekstra niisugune... Kui ma tõletan? Et see on niimoodi, et kui vahel põleb, ehk siis ta salvestab eriti arvutisse ja pärast me, kui on see video töötatud, siis me paneme seda YouTube'i või siis kodustame. Kas otse kohe ei ole? Praegu ta salvestab sulle mitte. Kust on sinu käes? Serverisse. Ja sinu arvutisse. Kust on sinu käes? Kas sa panid seda salvestama? Mitte? Mulle ka ei salvesta. Selge. Eks ta praegu ei salvesta? Ei, praegu ei salvesta. Praegu salvesta? Okei. Nii et kust on sinu käes seda otsust? Kas jah või ei? Oota, see roheline, see teine? Jaa. On see teine seda? Teine on Aitäh. No ma ei tea. Siis, kui ei ole rohkem, minu poolt on see ettepanek, et minu poolt esitatud eelnõu, milleks on number 5, ma ettepanen selle välja võtta, kuna kultuurikomisjon leidis, et ta veel pooled linnavolis leidis ka, et ta ei ole veel päris küps. Et võtame selle siis välja. Kokkuga teame meil siis 11 päevakorrapunkti. Liina palun. Mul on ettepanek välja võtta ka 4. punkt. See on määruse number 62 kohanime määramise kord muutmine. Ma ei leia, et see oleks vajalik. Volikogu liige ei saa teha. Ma teen ettepaneku siis. Ettepaneku teha küll, jah. Kas soovitas ettepaneku poolt hääletada? Ma soovin vist hääletada, et kui tarvis on, võin põhjendada ka, mis ma tahan seda mõelda. Jah, olge hea. Tähendab, kohanime määramise kord muutmine, seal on põhimõtteliselt kohanimede määramise delegeerimine Narva Jõesuu linnavalitsusele. See on kogu muudatus. Ma leian, et see ei ole vajalik, kuna viimase pooleteise aasta jooksul, ütleme niiviisi, ei ole meile toodud volikogule arutamiseks mitte ühtegi kohanime muudatust või kohanime määramist, mis tähendab, et see ei ole aktuaalne probleem, mida on tarvis teha tihemini kui 1 kord kuus. Ja teiseks, kui me delegeerime, kui volikogu delegeerib kõik oma ülesanded linnavalitsusele, sellega muutub volikogu ise, muudab ennast marginaalseks ja rahvale jääb mulje, et volikogu kas ei taha või ei oska või ei soovigi tööd teha, sest kõik oma ülesanded on ta delegeerinud linnavalitsusele. Sellepärast on mul ettepanek, et võtame selle punkti päevakorrast maha, sellel ei ole tarvitus. Jah, et siin me peame ikkagi eelnevalt Liina ettepaneku läbi hääletama. Milleks on, et võtta maha esitatud päevakorrapunktidest number 5. Number 4. Aga see on mustad jätta. Või tehke see mustad siis. Et number 4, milleks on just see Narva Jõesuu linnavalitsus 25-20 määrus number 62, kohanime määramise kord muutmine. Et jah, ma panen selle hääletusele, kes on Liina poolt tehtud ettepaneku poolt, palun käega märki, ma kuskil kirjaga vajan. Poolt. Kes on vastu, palun
käega märku anda. Aga kuskil ma olen juba 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 on poolt ja kes on erapooletu? 15. Aitäh. Liina ettepanek? Aitäh. Saame siis minna päevakorra kinnitamise juurde, millest 11 päevakorra punkti, mis teie ees on. Olete küsinud? Ja palun Iki. Kahel eelnõul puuduvad seletuskirjad. Kuidas te seda kommenteerite? Ma arvan, et rängult nüüd olemas. Et esimene on see maakonna strateegia ja siis puuduvad siis seletuskirjad puuduvad. Lähme äkki kinnitamise juurde, siis hiljem vaatame läbi. Kuidas saab võtta eelnõu päevakorda, kui seletuskirjad puuduvad? No, ma arvan, et nii. Meil on 11 päevakorra punkti. Need tehakse ja oli ju juttu sellest teismuses, et need tehakse. Kas võime siis päevakorrapunktid kinnitada? Me ei saa kinnitada, kui meil on 2 kahtlast päevakorda. Me saame kinnitada 2 päevakorda. Saame kinnitada. Et palun käega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Üheksa on poolt. Kes on vastu? 1, 2 on vastu. Kes on erapooletu? 2 on erapooletu. Kes ei sobi käega? 2. Kõik. Päevakord on kinnitatud 9 poolt. Järgmine päevakorra. Esimene päevakorrapunkt on meil Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030 pluss tegutkava 2020-2024 heakskiitmine. Ettekandjaks linnavalitsuse lihtpulgava. Seda agendab Rain alustada. Ida-Viru arengustrateegia ja tegevuskava aastateks 2020-2024. Ida-Viru omavalitsuste liit kiitis 27.3.2020 oma otsusega heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava. Narva-Jõesuu linnavalitsus avalikustas veebilehel 2020 aasta aprillis arengustrateegia tegevuskava. Kuna ühtegi ettepanekut selle vastuväideti laekunud, Ida-Virumaa omavalitsusliidest juunis 2020 arengustrateegia tegevuskava. Nüüd protseduuriliselt järgmine samm on see, et Narva-Jõesuu linnavolikogu kiidab heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2020-2024. Aitäh. On kõikidele küsimusi. Kahjuks kiirelt, jah. Palun kõik. Minul on selline küsimus, et eesseisuse ajal me andsime teada paarist pisikesest tähelepanekust, puudutab Narva-Jõesuu linna, nimelt see, et seal on vähemalt ühes kord mainitud menetlusteenistust, et tehtaks väike lisamärkus selle kohta, et mida me soovitame menetlusteenistuse asemel siis kirjutada, kes neid ülesandeid täidab. Ja teine küsimus, mis meil veel eesseisuses kirjutid läks päevakorrad maha sellega, et summad tuleb määrata Narva-Jõesuu kooli remondiks, aga see sai selgituseks, kuna meie linna arengukavad ei ole seda punkti muudetud, siis ei muudeta seda ka maakonna arengukava. Et kas sinna menetlusteenistuse asemele leiti nüüd mingi asi, mida me katme? Kas sinna valitsus menetles seda küsimust või tegi mingi muu ettepanek? Olgema ausad, ega siin ei ole väga palju muid ettepanekuid kui see, et sinna oleks sisse teostada.
täidab need ülesanded, sest minu meelest teenistus likvideerimise hetkest kõik need ülesanded on meile üle andnud. Ega siin rohkem variante ei ole. Lihtsalt tegime eestseisuses sellise ettepaneku, et juba volikogu ajaks oleks selline ettepanek nagu vormistatud, et see läheks nii-öelda kaasa meie hääletusega neile. Muidu see menetlusteenistuse sõna jääb loitsema lihtsalt, sest arengukavad veel ei tea kaua. Ja mõistame, et minuni see info jõudnud. Tiise soovib sõna. Me ju arutasime siis, et kuna see on tekst Eestis saadetud, et siis kui nad hakkavad tagasi meile otsusega saatma, ja siis kirjutab linnavalitsus juurde sinna, et seda saab muuta ainult... Ei, meie ei saa nende versiooni muuta, küll aga teha omapoolse ettepanek tulevikus muuta. Jah, ettepanek. Et loodan, et see läheb siis protokolli ja seda veetakse tulevikus silmas. Jah, aitäh, Iki küsimus. Minul on ka küsimus, et kui ta oli avalikustamisel aprillikuus ja kus ta seal vahepeal elas, seda ma ei tea, et seda teadjate paremini. Aga küsimus puudutab mingit eelnõud ennast või seda lisa, et mis on nagu üldse meie roll, et eks ole, kas me oleme lihtsalt poolt või vastu, on ju. Aga seal on minu arvates väga selliseid palju, mis puudutab Narva linna. Esiteks on vähemalt 7-8 tegevusalal. See oli Narva hooldekodu, Vanavite päevakeskuse, skippide ehitamine, rannala väljaarendamine ja nii edasi, et puuduvad summad ja tegevusaastad. Et kui lisa lahti teete, ma võin teile lehekülje numbri ja tegevuse numbri ka öelda, siis on lihtsalt nagu leida lehekülg 27 näiteks Narva hooldekodu arendamine, puuduvad summad ja tegevusaastad 28 on Vanavite päevakeskuse loomine. Siis on selline küsimus või täpsustus, et näiteks Narva sauna remont okei, lehekülje 40 tegevuse ette 1.5, aga näiteks ette 1.6, lehekülje 40 Olgina sauna remont, vaatamata sellele, et puuduvad summad ja tegevuste aastad, et miks on vastutada Narvas linnavalitsus, kui sauna omanik on minu teada kommunaal, peaks olema. Ja see on nagu see asi. Siis on järgmine asi, lehekülje 41 tegevusala ET 132, et riigiteede E20, 70 kiiruse piirangu taotlemine Sinima Olgina ristmikel. No ma usun, et enamus olete Olginast läbi seisnud, teate seda ka, et järgmine aasta tehakse ka Sinimal seda, et mida siin nagu taotlema hakata. Siis on nad lähevad edasi jälle kergliiklusteede ehitus, jätkeküsiste väärmine, organisatsiooni soojustuspresside väärmine, jälle puuduvad aastad ja summad. Kui summasid ei tea, siis mingid tegevusaastad võiksid ikkagi olla. Ja siis puudutab selline küsimus ka, et väga rõõmsalt on lehekülje 19 tegevusala ka 161 Narva ja suvelava rajamine, sellel aastal 20 000, et kas on nagu reaalselt ära kulustatud. 20 tegevusala ka 225, et spordiväljakutele on kulutatud 50 000, et kas see on reaalne summa. Et siin ma võin paberi peal teile anda ka, et vaatate üle, et mis on linnavalitsuse nagu et võiks nagu need täpsustused panna, et mis ajab. Muidu on ilusad nimetused, aga osad on juba vanad. Ja siis on nagu selline küsimus ka leheküljel 9. Vaivara jaamas rongiliikluse võimaldamine, kas see täna võimalus puudub? Et rongiliikluse võimaldamine, mida see tähendab, eks ole, et seal peaks küll sõnastust täpsustama, et oleks info tõel, et nagu võib jääda mulje, et täna Vaivara jaamas rongiliiklus Sillamäega ei ole puudub. Et alates veebruarikuks on täitsa olemas. Kergliiklust küll kahjuks veel ei ole, aga küll see ka tuleb. Mina arvan, et enne kui me saame hääletusele panna, et tuleks üle vaadata täiendada kõigiga oma ettepanekud. Et mis sellest on tulnud, me nagu hääletame ära, aga me teame, et seal on ependatud puhku ootatud. Aitäh kõik. Jah, aitäh. Tagasiside on hoidlik, see oleks võiks mul aprillis, kui ta avalikult väljapanek oli, aga kuna nüüd ka komisjonidest, kui ta seda menetleda, siis on aeglaselt komisjonidest kodus ettepaneku või väga arvestada, siis ma teen ettepaneku lükata otsustada järgmisse.
tõesti, et kui reedel tuli need eelnõud 52 lehel, eks ole, et ikkagi see on väga lühike aeg lugemiseks, et ma ei tea, kas teised jõudsid varem lugema. Või probleem. On neid. Võib. Teisest küljest läheb ikka meie linna arengukava uuendamisele ja ta peab olema uuendatud selle aasta lõpuni, kuna paralleelselt selle aasta lõpuks läheb veel kord uuendamisega ka maakonna arengukava seoses sellesama Ida-Viru tegevuskava ja õiglase ülemineku ideede nii-öelda täiendamisega ja teine variant on ka see, et praegu kinnitatakse ja oktoobri, novembri, detsembrikuu jooksul uuendame nii meie oma kui ka maakonna oma uuesti. Detsembris kinnitame siis lõpliku dokumendis, et sellisel kujul Ida-Virumaa arengukava on minu teada juba kinnitatud nii Sillamäe linna kui ka Narva ja Kohtla-Järve linna poolt. Eks igaüks vaatab enda osa, eks ole, me vaatasime ka enda osa, et me ei vaata, mis see Narvas ja Sillamäe Kohtla-Järvel on, eks ole, enda osad ja ma saangi aru, et see on elus dokument, eks ole, kus on tegevusala 2020-2024, eks ole. Siis me vaatame enda asjad ka üle, et päris tühjad read ei saa olla. Siin on kaks võimalust, nagu ma mainisin, kas siis lükkada edasi või uuendada paralleelselt koos meie linna arengukavaga, mis me hakkame uuendama oktoobris, novembris, eks ole. Aga ma arvan, et vaadata järgmiseks istungiks üle need asjad ja mis on põhjendatud, mis ei ole saanud ära täita ja vaadata. Et jah, võtame siis linnavalitse poolt ettepaneku vastu, eks ole, ja lükkame siis selle eelnõu arutamist edasi. Aitäh, ettekandja. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis viimane külas liikluspinna ruumikuju muutmine uue liikluspinna kehtestamine, ettekandjaks on see kõik väga puhkal. Tere minu poolt. Seletuskiri ja otsuse eelnõu on esitatud, siin palju pole ma lisada. Selle eelnõu eesmärk on siis korrastada need liikluspinnad, et tuleks siis nad loogilises järjestuses ja kõikidele ametitele kergelt leitavad. Siin on kaardid ka lisatud sellele eelnõu ja seletuskirjale. Kas saad neid kaarte näidata? Viidikonna külas asuvad ees. Ma arvan, kõik olid liikmed, et saab kätte saada päris. Praegu maade sihtotstarbeta maa, see oleks kerge. Juba pääseametile. Kas ettekandjal on küsimusi? Siin me saame teemaga edasi liikuda. Mu teemad on palju, et me jääme toppama valdide vastamisega. Kui küsimusi ei ole, siis panen käesoleva eelnõu hääletusele. Kiidan selle poolt, aga käega märku anda. Kas võiks ette lugeda ka selle eelnõu? Ei pea. Kuidas palun? Lugupeetud voliniku esimees. 12 on poolt. Lugupeetud volikogu esimees küsis teie käest midagi praegu. Tegelikult eelnõu oli eelnõu. Volikogu esimees küsis. Mul on palve, et kui me hääletame, siis loetakse ette vähemasti otsuse eelnõu nimetus
et inimesed teaks, mille poolt nad hääletavad. Tegelikult, kui ma ennegi eelnõu See ei ole palju palutud. ma lugesin selle teksti ette, aga ma tulen palvele vastu ja ma loen uuesti ette. Et panen hääletusele eelnõu külanimetus on Liidumäe külas liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Meile näidati, mul on küsimus, meile näidati siin nüüd minu arust 5 kaarti. Millist muudatust me hääletame või kõiki 5 korraga? Need on lisad. Need on lisad. Eelnõu on tekstiosa ja kaardid on lisad. Kaardid on lisad. Ja seal iga kaardi peal on ise liikluspind. Millist liikluspinda me konkreetselt hakkame kinnitama? Kõiki korraga. Kus olemas lisa 1, 2, 3, 4. Siis peaks olema Viivikonna külas liikluspindade ruumi kujude muutmine. Meil oli eelnõu ette kained. Nii saab ettepanek. Ei no ma teen praegu ettepaneku parandada õige kirja. Kuidas ta muuta tahate? Ma tahan, et see oleks mitmuses, kui seal on mitmed tänavad. Mis see kiitus saab? Kui me kinnitame mitmeid liikluspindade nimetusi ja ruumikuju, siis peaks olema nad mitmuses ka eelnõus üles loodud. Eelnõu nimetus. Jah. Tervet lasepoole. Allapoole. Liivikonna külas liikluspindade ruumikuju muutmine ja Ei nimetuste, liikluspindade pindade. Aga mina arvan, et see on õige. Ma arvan samuti, et kui me räägime ühe küla pinnast, siis see on pind, mis asub ühes külas. Ma seega ei protestiks selle kuju vastu, selle keelekuju vastu. Ma arvan, et see tegelikult ei ole kollektiivkuju. Liikluspinna muutub külapind, liikluspind tervikuna, eks ole. Aga ta on üks pind. Teile võib terve küla liikluspinnad ära muuta selle otsusega. Aga meil on meil olemas. Mis me vaidleme, et tuleb ikka eelnõud endale enne volikogu istungit. Tegelikult jah, kõik oli olemas. See on mul... Kas ma võin minna siis ikkagi selle eelnõu hindamise juurde, Liina? Ja palun. Kas ma loen selle teaga korra uuesti ette? Aitäh. Number 2 ütleb, Liigana külas liikluspinna, ruumikuja muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Teen ettepaneku hääletusele liiklustada poolt, on käega märku. Nii. Ja aitäh, 4 poolt, 1 on vastu, 1 on erapooletu, 1. Aitäh. Teadest pooltega vastu. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis Sirgala külas liikluspinna, ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Ettekandjaks on Sergei Kulov. Antud eelnõu õiguslik on sama ka eelmisel, ainuke vahe, et tegemist on Sirgala külaga ja kõik need liikluspinna kaardid on ka eelnõu lisatud. Täiendava midagi. Aitäh. Küsimused palun ettekandjale. Panen siis hääletusele eelnõu, milleks on 3. eelnõu, Sirgala külas, liikluspinna ruumikuja muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine. Palun käega märku anda, kes on poolt. Aitäh, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, üks erapooletud. Aitäh, 14 poolthääledega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on 4. Narva Jõesuu linnavolikogu 02.05.19 määrus number 62. Kohanime määramine, muutmine, ettekandjaks aselinnapeal Kai Saar. Narva Jõesuu linnavolikogu määrusega oli 2019 number 62 kohalise määramise kord. Sätestab, et Narva Jõesuu linnas määrab kohanimed Narva Jõesuu linnavolikogu oma otsusega.
bürokraatia vähendamiseks ja aja kokkuhoiu eesmärgil on linnavalitsus esitanud volikogule eelnõu muuta vastavat määrust ja sõnastada korra paragrahv 2 lõiget 1 järgmiselt. Narva-Jõesuu linnas määrab kohanimed Narva-Jõesuu linnavalitsus oma korra. See oleks linnavalitsuse jaoks oluline aja kokkuhoid. Inimesed kogu aeg kaebuvad, et kaua te menetlete, mis lükalt läheb. Volikogu istungid teatavalt toimuvad 1 kord kuus, linnavalitsuse istungid iga nädal. See oleks meie jaoks suur aja kokkuhoid. Aitäh, ettekandja. On küsimusi? Tiina. Kohanime määramise kord võeti vastu 19 aasta mais. Sellest päevast saadik on esitatud volikogule sel istungil esimest korda kohanime määramise eelnõusid. Ma ei saa aru, kus kohas on siin aja kokkuhoid. Volikogu käib pooleteise aasta jooksul iga kuu on käinud koos. Mis on takistanud linnavalitsust esitada kohanime muutmise eelnõusid volikogu istungile ja selle pooleteise aasta jooksul. Et te ütlete, nagu te ütlete, et seda menetlust kiirendada. Samad 2 eelnõu. Me käisime lippali-loppali mööda neid bürokraatia paragrahve 3. Võetud linnavalitsusega käib, oleks hakkama saanud üle kuu. Siin olid avalikud väljapanekud, avalikustamised. Kogu see samm juhtustud niimoodi, et alles septembriks oleks jõudnud juba augusti. Volikogus. Linnavalitsus oleks olnud, siis olid augustis juba ära käinud. Kas ma saan õigesti aru, et kui otsustab linnavalitsus, siis avalikustamist ei tule? Tuleb ikkagi. No aga millest see kokkuhoid on? Pool kuud? Vähemalt 2 kuud oleks praegu. Komisjoni, kes ole, kuni seda peale avalikustamist käib linnavalitsusest läbi ja kogu see samm muutub jah, paraku 2 kuud. Mul ei ole küsimus, mul on tähelepanek, et kuna meie õigusaktid lähevad riigi teatajasse, siis tuleks siiski õigekeelsust arvestades keset lauset need korrad uuesti väikese tähega teha. See ei ole küsimus, see on nagu õigekeelsusalane tähelepanek. Ma tean, et juristid armastavad empateerida, aga riigi teataja lähtub rangelt õigekeelsusnormist. Ehk siis kord ei ole keset lauset suure tähega. Ja, et see on lihtsalt tähelepanek, et siin ei ole midagi muud. Aga minupoolne küsimus või tähelepanek on veel ka see, et mul ei ole midagi selle vastu, võtab teda siis volikogu või valitsus, aga et kohanimi ei ole asi, mida me muudaksime ka niimoodi, et iga aasta peaksime muutma. Et millega sellisel moel nagu kavatsete tagada, et need kohanimed on korrektsed ja hästi läbi räägitud. Kuna volikogus võib-olla oleks kompetentsust natuke rohkem komisjonide näol. Tuleb meelde mulle see, et me oleme ka kultuurikomisjoniga teinud ära hiigla suure töö bussipeatuste nimede otsimisel ja pärast seda veel Heiki kui tegelikult ühistranspordikeskuse juhiga istunud oi kui mitu korda kahekesti ja suuremad seltskonnad ja need bussipeatuste nimesid ajalooliselt õigete kohtade peale nii-öelda tagasi proovinud lohistada ja anda nagu kohanimesid, mis oleks seotud ajaloolise nagu traditsiooniga. Et kuidas te mõtlete nagu tagada selle, et see kompetents oleks võimalik? Seoses bussipeatustega. Üldse ka kohanimedega, et kuidas te selle kompetentsi kavatsete tagada? Need avalikustatakse ka samamoodi, avalikud väljapanekud minu teada. Igaühel veel on võimalus kaasa rääkida. Ma arvan, meie kogukond
teema on see paragrahv 2, eks ole, võtta sealt suur K ära, paneb kui väikem K sinna asemel. paragrahv 2. Siis nagu saab korraga nagu asi nii peab olema. Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjale. Panen siis käesoleva eelnõu hääletusele. Palun käega märka anda, kes on selle eelnõu poolt. Aitäh. 13. Kes on vastu? 2. Vastu võetud. Poolt häälega. Aitäh teile. Järgmine päevakorrapunkt on meil number 6. Number 5. Narva Eesti linnavolikogu 21.03.2018 määratud 33. Narva Eesti linna kooli lasteasutuste lapsevanema osakonna määrama suuruse kehtestamine muutmine. Ettekandjaks on määratud Imre Liiv ja selle jaoks turvagi on vaja siis kaasata. Tere kõigile. Ma ei tea, kui suure paatosega ma peaksin selle küsimuse ette andma, et minule teadaoleva teadmise kohaselt ei ole valmisolekut vähemalt selles saalis nüüd ja täna seda määrust vastu võtta. Aga ma annan endast pari. Et ma võingi teha variteadret, mida kõik veel. Et tegemist on määrusega, mille kohaselt siis põhimõtteliselt muutuks üks oluline punkt ja mille kaudu linn saaks küsida meie laste vanematelt mingisugust raha, et kompenseerida laste toidupäeva maksumus lasteaedades. See on nagu hästi lühidalt kõik, et selle määruse punkti hind ma võin teile öelda, kui palju see maksab praegu teie kõigi või siis iga üksiku hääle siin saalis kokku võetuna. Et see on aastas linna eelarve 50 000 ja natuke peale. Et kui selline hinnalipik nagu juurde panna, siis võib-olla see nagu muudaks olukorda, aga nagu ma ütlesin, et minule teadaoleva teadmise kohast valmisolekut ei ole, nii et ma võin selle kohal minna nagu küsimuste vastuste vooru ja proovida siis selguseni jõuda, mis asi siis on ja mida me siis üritame kaudselt läbi suruda. Olgu, et mina hoolitsen laste eest täpselt sama palju kui kõik teie kokkuvõetumine eraldi seisatuna, nii et ei ole minu eesmärk kellegi teenima võtta. Aga paraku on olukord selline jah, et kui tänase päevani kaasa arvatud on siis linnast kehtinud arusaam, poliitiline tahe, mis on kahtlemata olnud õige tegelikult omas ajas, aga kui õige ta on, et ta siit edasi minna, ei tea. Rahaline olukord linnas ei ole päris siita. Aga jah, et linn on siis hüvitanud kõigile meie lastevanematele ja ka meie lasteaedades käivatele teiste koolide lapsevanematele toidupäeva maksumus. Nii et kui see tahe, poliitiline tahe jätkuvalt ehitada kommunismi on olemas, siis ma ühinen koos teile. Jah, aitäh. Ettekandja küsimus oli kiire. Küsimus siis, kas see on siis viga tekkinud seletuskirja? Siin on kirjutatud, et me anname 20 000 ainult. Jah, siin on tõepoolest argumentiline selline, ma ütlen kaasus, aga ma toon erinevad mõõtmed, et kui me nagu küsime, siin on erinevad variantid, et kui me küsime või näiteks lähtime sellest põhimõttest nagu riik teeb meiega, jah, riik annab meile euro põhikoolis ja põhimõtteliselt jätab omavalitsusele vabad käed, et kui palju ta siis küsib või lasetuslik lapsevanem on tasuda lapse eest. Riik annab euro. Minu pärast meil oli siin kehtestada, kas oli 5 või 10 eurot toita lapsi maanti viimasega meie valik. Aga riik annab euro. Põhimõtteliselt, kui samad loogikat edasi saada lasteaedadesse, siis ju võiks olla nii, et näiteks linn annab euro ja lapsevanem
või siis hoolekogu kehtestab siis mis tahes toidupäeva maksumuse, kuidas iga konkreetne lasteasutus seda soovib. Aga linna annab ühe euro. Et see oleks minu arust nagu õiglane, arusaadav ja põhjendatav. Linn ei saa öelda ühelegi lasteaiale, et teie toidupäeva maksumus peab olema nii palju. See läheb koolieelse lasteasutuse seaduse vastu. Linn ei saa kehtestada seda. Hoolekogu ettepanekul kehtestab iga lasteaed ise toidupäeva maksumuse ja me ei saa siin üle sõita nendest. See on ühelt poolt. Teiselt poolt puudub ka igasugune norm, meil täna kehtib linnavalitsuses või linnavolikogu poolt kehtestatud norm, mis keelab näiteks mingisugust piirmäära kehtestada lastele. Me oleme nagu selles mõttes nagu õiguslikus vaakumis praegu. Et minu meelest oleks mõistlik, kui me sellise käiguga, kus me siis muudame ära määrus 33 paragrahv 7, tuunime või kohendame seda meile sobivamaks vastavaks, meil ei sõida seadusest üle ja me siiski jätame ka lapsevanemale selle õigustatud ootuse, et ta saab osaliselt oma toidupäeva hüvitatud. Ütleme, et siin tekib nagu selline solidaarsustoimõte, linn ja lapsevanem koos. Täna linn maksab kõik kinni, sõltumata mida ja millises mahus lapsi toidutakse. Et see oleks nagu selline, minu ettepanek. Sellise ettepaneku hind oleks umbes 20 000. Et 90 senti jääb siis lapsevanemale anda, linn annab eurot. See on lasteaedades. Kui nüüd nagu täies mahus, nagu see eelnõuga ette näeb, täies mahus ära muuta ja anda nagu seadus nõuab, et lapsevanem tasub, siis oleks see euro 90, selle hind on umbes 43 000 ja natuke teha. Jah, ma vastu. Ja kui nüüd tuua ka põhikooli nagu kaasus sisse, siis põhikoolis meil on täna täpselt samamoodi, et meil on lapsevanem tasub hommikusöögi ise, see 70 senti, linn koos riigiga kahasse tasuvad siis sooja lõunatoidu, mis on tegelikult ju ka seadusandja mõte, seadusandja mõte või riigi mõte, et võimaldada lapsele üks soe toidukord, vähemalt üks soe toidukord päevas. Aga me oleme läinud siin veel kaugemal, me pakume ka õhtuoodet, mis on ka soe toit tegelikult ja tasume ka selle eest. Tegelikult meie tasume siis nagu ta, ma ütlen topelt, aga me tasume 2,85 summast kahaste riigiga 2,15. Et see oleks siis meie vanus. Nii et euro 15 oleks siis nagu ta linna vanus kõikide laste toidukorra või päeva toidukorras osalemisel. Aga see on juba nagu kaugemal, aga põhimõtteliselt jah, see määrus 33 räägib kõikides haridusastmetes nii eelkool kui kool. Jah, aitäh. Palun küsimusi üle ettekandjale. Mis arvamus oli? Minul ei ole küsimus ettekandjale, minul on küsimus eelnõu esitajale. Mina ei ole mitte muhviga aru numeratsioonidest. Kusagil on paragrahv 1, siis otsisin kahte ka leidnud, kolme ka leidnud. Keedasin sinna alla tulema. Siis võtsin. Midagi siin, minul ei tadas kaduma need. Teil on tava asi. Tõlkes kaduma need. No, kaunis ära tõlkis. No me muudame määrust, jah. Et me paragrahv 1 me muudame määruse 33 sõnastust paragrahvi 7. Et on määruse, nagu ta antud määruse paragrahvi 1 kohast me muudame ära sõnastuses paragrahv 7 ja kehtestada see siis järgmises sõnastuses. Ja see on siis sõnastus uue paragrahv 7 sõnastus. Juba sain aru, eks jah? Muudatus tehti ära, nii et see on paragrahv 2 ilmselt. Ja see oligi see. Siis on linnaveebi. Ma ei saanud ka sellest süsteemist päris hästi aru. Ma saan aru, et kui hoolekogu otsustab ise laste toitlustamise maksumuse,
Kas see on kohustuslik, kas hoolekogu otsus on kohustuslik linnale? Jah, on küll, mitte hoolekogu otsus. Hoolekogu avaldab arvamust ja hoolekogu arvamusele tuginedes kehtestab asutuse juht, direktor käskkirjaga toidupäeva maksumus. Ja lasteaia direktori käskkirja toidupäeva maksumus on linnale kohustus. Jah, seadusvahel. Huvitav. Koolieelse lasteaia kasutuse seadus paragrahv 27. Ja kui me anname selle eelnõuga neile otsustamise õiguse, siis me seome lasteaia hinnast. Kui me anname neile euro ja otsustada, mida nad tahavad, me ei sõida asutusest üle. Aga samas jätkame nagu toidupäeva maksumuses osalemist, mis on tegelikult üsna mõistlik kompromiss, säilitades asutuse otsustusõigust ehk suveräänsust ja teiselt poolt osaledes sellisel viisil siiski nagu ta läbi poliitilise tahtega ka jätades seda poliitilist joon. Kui te ütlete, vabandust, ma lähen edasi. Kui te ütlete, et riik osaleb praegu 1 euroga lapsetoidu põhikooli. Lasteaiad ei osale. Lasteaiad on kohaliku omavalitsusega. Ahaa. Jah, aga ütleme, kui sama loogikat nagu see kanda nüüd ka alamasse haridusastmete ehk lasteaeda, siis tegelikult on minu arust see ka elanikule nagu arusaadav, et kui koolis on nagu üks rahastusmudel, siis sama väärne on ka allpool, ehk siis alus- või eelkooliharidus. Et see rahastamismudel oleks nagu ühesugune. Minu meelest see võiks olla elanikule arusaadav ja mõistetav. Et täna tal võiks tekkida teistmoodi põhjendatud ootus, et okei, et kui nagu alusharidus makstakse linna rahast 100% kinni, aga miks seda ei teki kool? Jah. Milline oli valdkonna volikogu komisjoni arvamus? Jah, et meie ju hariduse ja noorsootöö komisjon arutas ikkagi 2 korda. Esimene kord oli veel kevadel, aga infoks see küsimus oli, meil oli eelnõu. Ja siis, ütlen niimoodi, et liikmedel ei olnud ühtset nägemust nagu selles küsimuses. Aga üldiselt ja oli ka hääletamine, et komisjon ei toetas siis päevast number 30 koolist, Eelarvekomisjon arutas ka samamoodi, eelarvekomisjoni juht võiks siin raamat ette kanda, mulle teadaolevalt komisjon pooldas. Nii et et siin oleks, sellepärast ma üldiselt tehnangi täna et siis võib-olla oma hingejõuga läbi surudes asi, mis on tõesti vajalik ja väga vajalik linnale oma üsna sellist võrredat eelarvet veidi vahendada. Nii palju, võib-olla minu poolt veel, et kui nüüd volikogu saal otsustab ühte või teistpidi, ma mõtlen seda pidi, et see raha mingil kujul ikkagi see lapsevanema osalus tekib, siis minu nägemus oleks asjad selline, et see vabanev raha suunata tagasi haridusse, ehk siis õpetajate palgad. Kuhu siis veel? Jah. Kas võib paluda ka... Aga see on siin kindlasti sekundeerib ja ei ole sellega eriti päriga. Aga ma olen arvamus. Aitäh, ettekande küsimusi palun. Kas võib küsida linna finantsjuhi arvamust ka sellele? Ettekandja võib vaadata, jah? Austatud volikogu liikmed, see küsimus on väga tähtis meile edasi tulevikus ja alates järgmisest aastast. Siis praegu me tegeleme eelarveprojektiga järgmiseks aastaks ja tegeleme eelarvestrateegiaga uueks perioodiks. Ja seoses kriisi ajaga ma ütlen praegu, et meie eelarves ei jätku minna 300 000 eurot. Kuludeks. Mitte põhitegevuse kuludeks. Sest langevad põhitegevuse kulud väga oluliselt. Sellel aastal langus on 9%, oma suurus langevad. Sellel aastal me saime riigieelarvest abi
põhitegevuse tulubaasi arendamiseks umbes 426 000 eurot. Ja sellega tervendame meie põhitegevuse raamus. Järgmisel aastal me ei saa rohkem riigi abi. See tähendab, et järgmisel aastal, kui sellel aastal me vähendame põhitegevuse kulusid summa pool miljoni, eurot, siis järgmisel aastal see summa võib olla 900 000 eurot. Ja see on seotud ressursitasudega, aga järgmisel aastal võib langeda tulumaks. Mõelge palun, kus me võtame raha? Sellest me räägime. Numbrid on muret tekitavad, aga siis nagu tulles tagasi selle küsimuse nagu põhituuma juurde, et hea kolleeg Artur Eistria on ka siin saalis kunagi öelnud sellise fraasi, et ja vot nii ongi, et täna midagi muuta, mis on tehtud ja kui on rahval põhjendatud ootus, aga me oleme seda alati saanud, et mitte meid kuidagi nagu kõrvale lükata, et seda on keeruline teha. Aga see on poliitiliste valikute küsimus ja ega siin ei olegi midagi. Kui me jätkame samas vaimus, siis tuleb lihtsalt olla siis valmis selleks, et tuleb mõned teised võib-olla ka tähtsad valdkonnad lihtsalt siis jätta tahaplaanile ja suunata siis ressursse sinna, kus täna tegelikult võiks olla ju lapsevanema osalus tugevamalt esindatud. Jah, aitäh ettekandjale ja kaasettekandjale. Kommenteerin nii palju, et kui te mäletate ajalugu, siis see võtakse vabastamine lapsevanemaid toitlustamisest lasteaias oli eesmärgiks niimoodi, et meie lasteaias karikap oli vähe lapsi ja oli lootust, et äkki, kui me teeme selle žesti, et tuleb lapsi juurde. Ei tulnud. Need, kes käisid Narvas, jäeti sinna. Need, kes käisid meie lasteaias sõltumata, nakutakse sellisest boonusest. Need jäeti. Nii et see nagu ka oli poliitiline, aga see mingit tulevik ei ole. Nii palju veel infoks, et mõlemas asutuses kokku käib meil teisest koolidest umbes 30 last. Nii et me tegelikult subsideerime teiste omavalitsuste lapsevanemaid selle kaudu meie maksumaksja raha arvelt, et nad käisid meil lasteaias. Nii et meil on, ma pakun ette, üks odavamaid lasteaia kohti kogu Eestis. Lapsevanema kulu on 29,20 ja mitte. Et kuskil mujal sellist numbrit ei ole. Aga aitäh ettekandjale, küsimusi rohkem ei ole. Aitäh. Küsimus on sama. See on juba otsuse. Küsimus siis siin. Et võtab siis Liina Malve järgi. Kaare, võin tähelepanu, seal sai natukene kohendatud ka teda häälesamoodi juba. Jah. Et lisati paragrahv 3, eks ole, et parlament tehtud jutt räägitud, et paljud siis eelnõu, mille nimetus on Narva Eesti Linnavolikogu 21.3.18 määratud 33 Narva Eesti Linnavolikogu lapsevanema osaluse määra suuruse kehtestamine, muutmine hääletusele. Et palun käega märku anda, kes on selle eelnõu poolt. Kõik on poolt. Nii, kes on poolt. Kes on selle eelnõu vastu, palun käega märku anda. Aitäh. Kes on erapooletu? Aritmeetika ütleb, et 13 oli vastu, et eelnõu
kinnitamine, ettekandja on jätkuvalt kindel. Nii, see oleks olnud vastik tekst, kui eelmine määrus oleks saanud heakskiitu vastuse. Kuna seda ei saanud, siis on uus ja muudetud tekst, mis muudab seda teksti, tähendab lasteaia seda omaosaluse poolt, lapsevanema omaosaluse tasu viited Karilabre hoolekogu protokollile, seda kõike ei ole nüüd selles uues kontekstis enam vaja. Ja muudetud eelnõu on mul ka täitsa olemas, et kuidas on teemist, et tegelikult tahtma. Et parandame siin ära, eks ole. Aga ma võin panna kellelgi juhtme taha ja me näeme siis, mida siis nagu on. Saada lihtsalt võimalda elektrit lahti ja kuhu Kaua räägitame. Elektronid liiguvad nimekirja. Kellegi vahel, nii kaua nad palju enam, 50. 10 minutit kindlasti, sest meil on vaja tutvuda ka selle eelnõuga. Meil on sisuliselt uus eelnõu. 10 minutit on Neid inimesi. see pandi juurde selle kannab nagu signaali, hääle. See on ju tuladele signalisatsioon. Tegelikult on läbi. Et eelnõu nüüd parandustega meie eesistujale tutvuda, Liina on jätti lähedal. Põhimõtteliselt ma nii palju kommenteerin, et siit sai välja visatud kogu tekst, kõik see, mis moel või teisel rääkis Karilabre lasteaiast, Sinimäe lasteaia Olgina rühmast, lapsevanema omaosalusest alushariduses või eelkoolihariduses. Et ülejäänu on põhimõtteliselt sama, mis on ka täna jõus olnud otsused, sõna-sõna. Nii et need numbrid, et infoks nüüd nii palju, et need numbrid ei ole kuidagimoodi tuletatud millegist, aga need on nüüd otseselt riigihanke tulemusena või sealt ülevõetud numbrid, et see on nüüd 285 on siis toidupäeva maksumus koolis, mille võitja ühispakkuja Veera Puutaniga eesotsas siis jah, või tema kõneisikuna on siis selle hanke võitnud. Et 285 on siis tema pakutud hind või temaga koos pakutud hind. Et jaguneb siis selliselt, et hommikusöögi maksumus 70, soe lõunasöök €35, pikapäevarühma oode on siis 80, mida siis jätkuvalt soovime tasuda, et siis 2 toidukorda maksab siis linn koos riigiga. Jah, aitäh. Kas ettekandjal on veel küsimusi? Jällegi kõigile. Mitte nii, et kuidagi omadele ühtemoodi ja teistele teistmoodi. Ikka kõigile. Me ehitame kommunismi kusagil ei tohib, jah? Kusagil ei ole Narva-Jõesuu kooli toitlustamist. Aga ei olegi, ei saa ka olla, sellepärast, et toitlustushanke käsitleb ainult kahte asutust on siis, või tähendab hoonet, Sinimäe põhikool ja Vaivara lasteaia ja Sinimäe rühma. Jaa, aga Narva-Jõesuu koolis linn ei doteeri toitlustamist. Kuidas? Loomulikult doteerib, seal me hoiame palgal ju töötajaid.
ostame toitu, ma kuulan ettekandjat praegu. ja et me ostame toidu sisse, meil on kokad palgal, see on ju tegelikult kõik ju kaudne kulu. Mitte kaudne kulu, otsene kulu. Aga see lihtsalt me ostame teenuse sisse. Siin on sees lisaks kõigile toiduainetele, kokkade palkadele ka ettevõtjad kasu. Olgu küll marginaalne, aga siiski kasu. Aga siin meil on teine mudel, siin me loodame koolitoidu ise koha peal. Küsimusi palun veel. Eegi. Koolmaksust ma sain juba teada, et Veera Puusan ehk Teivo Kadube. Ja toitlustab, aga mis ajal ta nüüd toitlustab siis see uue lepingu alusel ja kaua? Tal on praegu peal veel ajutine leping, õigupoole 2 ajutist leping, teine ajutine lõpetas nüüd täna keskööl. Nii et homsest jõustub siis, kui jõustub, ma ei tea, kui need kuus eestana on, et kas on tahtnud kätte seda mitte, aga siis rakendus homsest. Homsest on saab siis juba see pikk leping, ja kui pikaks? 4. Aga tõmbab 6 küsimuse ettekandjale. Kui küsimusi Liina, sa vaata nii tähelepanelikult. Ma ei saa loogikast aru, aga see on võib-olla minu viga. Küsi kohe, ma ei asja hääletama. Hääletage. Ma aitan. Niikuinii erapoolestud. Selge. Küsimusi ei ole, siis panen eelnõu koos parandustega, mida me praegu enda näeme. Kohe nimetab eelnõu nimetus. Nii eelnõu nimetus ka muutus, eks ole. Eelnõu nimetab Narva Jõesuu Vaivara lasteaia Sinimäe rühmad ja Sinimäe põhikoolis toidupäeva maksumuse kinnitamine. Et kes selle eelnõu poolt on käega märku anda. Aitäh, kes on vastu. 1, kes on erapooletu. 1, aitäh. Vastu või. Järgmine päevakorrapunkt on meil. Kui kohe küsida. Jaiki. Et meil on juba siin 7. päevakorrapunkt. Tuleb nüüd meil. Jah, et kui me 5. päevakorrapunkti juures kuulsime ka komisjonide seisukohta või arvamust, et ma tükk aega osalt öeldes ootasin, et millal see komisjonide seisukohad tulevad. Ma küsiks tagantjärele, kas esimeste punktide juures oli ka komisjonide seisukohad olemas? Tegelikult on kõik olemas ja kättesaadavad kolleegid. Komisjonid kõik tegid arvamused teemad läbi ja eraldi praegu komisjoni esimehe käest küsinud tema arvamust, et tegelikult arvamus on olemas protokolli ja seal on tegelikult see pool arvamus. Väga hea. Siit on nagu ettepanek, eks ole, et kui eelnõu ja näevad selle panekust, kas ütled ise või siis komisjoni esimees ütleb, et väga hea või lühidalt just ma ei teada ole. Jaa, mõtlen. Hüva. Siis on 7. päevakorrapunkt, milleks on nõusoleku andmine omandusõiguse hüpoteegi kandmine muutmiseks ja omandusõiguse osa võõrandamist täiendava hüpoteegi koormamiseks ettekandjaks hinnapea. Ettekandja olen mina. Ettekandja siis Sergei Sõarjov. Jah. Selle otsuse eesmärk on siis anda nõusolek seadus täiendavat hüpoteegi kanne kinnistusele Jan Poska 26 selle osale, kus planeeritakse ehitada randla. Ja firma, mis sellest taotleb, on CRR Reaalses Teetoidu. Et see sama firma, kes ehitabki, planeerib ehitada randa. Et koondusõigus on koormatud andel ja riskikasuks summale 2 800 000. Ja nüüd täiendavalt küsitakse veel nõusolekut, et lisada selle koondusõigusele hüpoteek summas 600 000. Minu poolt kõigelt. Palun küsimused.
küsimusi. Eiki palun. Minul on selline vormistuslik küsimus. Eelmine eelnõu oli niimoodi punktid 1, 2, 3. Punkt 3 on näiteks antud juhul oleks otsus juhtuks teatavaks tegemiseks, eks ole, ja siis on vaidlustada, see pidab olema punkti all, eks ole, kõikidel ei ole ühesugune käekiri, volikogu esitatakse eelnõud ühe ametliku puhul. Ja ettepanek. Parandus on sisse viidud. Küsimusi pole ettekandjale. Kui küsimusi ei ole, panen eelnõu, mille nimetus on nõudluse kandmine hooldusõiguse hüpoteegimaade muutmiseks ja hooldusõiguse osa võõrandamist täiendavaks hüpoteegiliseks koormuseks. Kes on selle poolt, on peaaegu märku anda. Kes on vastu? Mina alustan poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Kes ei soovi hääletada? Vastu võetud. Mitu poolt oli, mitu vastu, mitu erapooletud, mitu hääle? 10 poolt, 3 vastu, 2 erapooletud. Mõned ei hääletanud meie, näiteks ei hääletanud. 3 ei hääletanud. 3 ei hääletanud, 10 oli poolt ja 2 oli vastu. Kokku 5. 10 häälega vastu. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on meil erapooletud juurde. Aitäh, on erapooletud. Midagi on siis asjad. Üks erapooletud, üks vastu, 3 jäetud. Järgmine päevakorrapunkt on... Oota, ole. 10 oli poolt, hääletanud 3. Üks erapooletu ja üks vastu. 1, 3, 10. Vastu 1. Järgmine on number 8 päevakorrapunkt, milleks on hooldusõiguse seadmine otsustuskorras. Kasutusliima omandis olevale kinnistule valdasid suurloodustel on 5. Katastroomiga 51-41-001-045 Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu linn. Ettekandja on linnapea Markus Niimas. Nii. Meie omandis on siis kinnistu aadressil. Suurloodustel on 5. Kus omakorda kasvab elamu. Ja sildal on siis 42 ruutmeetrit. Antud kinnistu Sikkotarve on elamumaana. Juba 15 aastat elab seal üks linnakolenik koos oma perega. Ja viimase aasta jooksul või mitme aasta jooksul on meie poole pöördunud murega, et elamu, kus ta liigub, on elamu, mis on kriitilises olukorras. See on alati kirjutatud, mis probleemid eksisteerivad selle olemasoleva elamu puhul. Ja ta on meie poole pöördunud palvega anda talle punastusõigusi, mille perioodiks on siis kuni 10 aastat. Selleks, et elamu, kus ta hetkel reiklikuna viisid, korda teha. Tegemist on munitsipaalmaaga, mis me saime aastal 2018, märts 2018. Tähendab seda, et veel circa 8 aastat, kui näiteks me otsustame, et me paneme müüki või vormistame teised tehingud, me peame circa 65% riigile maksma. Ausalt öeldes esialgne linnavalitsuspoolne plaan oligi see, et me paneme need mõlemad kinnistud müüki. Selleks olid tellitud meie poolt ka eksperthinnang. Ja eksperthinnangu kohaselt on selle kinnistu mitte elamu, vaid kinnistu väärtuseks on 61 000 €. Elamu oli selle eksperthinnangu järgi hinnatud nulliga. Oli soovitus antud elamu maha lammutada. Ja
tuginedes sellele ühesõnaga, et inimene seal juba pika perioodi jooksul elab, hoolitseb sellest territooriumist, kuid samas elamuste liiga on üsna kriitiline, tehakse ettepanek vormistada tunnustusõigus, mille periood on siis 10 aastat. Tunnustusõiguse aastatasu on 1800 eurot ja tunnustusõiguse seadmise eesmärk on see, et seal asuva elamu rekonstrueerimine, korras hoidmine ja territooriumi on siis sama pool. Esialgne eelnõu, mis oli volikogule esitatud, oli minu poolt täiendatud, parandusettepanekud on toodud selles versioonis, mis ma saatsin järjestada täiendavalt. Need parandusettepanekud on siin esitatud ja nimelt siis teen ettepaneku hääletada nende parandusettepanekute poole. Esimene parandusettepanek on siis selle kohta, oli täiendatud see esimene osa asjaolud ja menetluse käik. Oli täiendatud siis tekstiga, meie poolt oli läbi eksperthinnang. Ja täiendavalt on siin info ka selle kohta, et linnabilansilt on antud elamu väärtusega 5773 eurot ja aastane amortisatsiooni protsent on siis 7%. Teine parandusettepanek on seotud sellega, et unnustusõiguse aastatasu võib muutuda vastavalt kehtivale tarbijale. Sama praktika oli rakendatud ka selle projekti puhul. Jaan Koskasanet 26 unnustusõiguse seadmine. Seal on lepingus ja otsuses samuti toodud selle hinnahindaks. Siis korrigeeritakse selle unnustusõiguse perioodi jooksul, aga ta ei saa suurem kui 5% ei saaks sest tasust. Järgmine parandusettepanek on seotud sellega, et me ei hüvita need kulud, mis on tema poolt tehtud selle kasutamise unnustusõiguse seaduse perioodi jooksul välja arvatud 2/3 nendest kuludest, mis suurendavad objekti väärtust, aga need kulud selle perioodi lõpus ta peab tõendama kas või 6 eksperti hinnangu alusel. Vabandust, kas ma tohin küsimuse vahepeal sel sama teemal? Kas nende kulude kompenseerimine toimub igal juhul? Või ainult siis juhul, kui ta ostab välja selle kinnisvara? Vaid siis, kui elamu efektor antud objekti väärtus suureneb ja antud sellisel juhul, kui me ei pikenda selle unnustusõiguse seaduse perioodi. Juhul, kui me pikendame poolte nõusoleku alusel, siis me ei hüvita üldse. Siin on jah, mitu võimalust. Aga jälle see 2/3 sõltub sellest, et kui näiteks 10 aasta pärast toimub uus hindamine ja kui ta on selle perioodi jooksul tõesti sinna panustanud, kui praegu ta on 5,5 circa ja pärast on 25, siis 2/3 sellest. Kas tõsta saab natukene? Ja punkt 1.6. See on siis sõnastus, mis sätestab, et kõik tegevused, mida unnustusõiguse saaja rakendama, ta peab ennevalt kõik need tegevused meiega kooskõlas. Ja tehingute puhul, punkt 1.7 tehingute puhul on siis kooneste standard. Ma võib-olla räägin, kuna eelmine kord oli küsimus seotud ka erinevate komisjonide tööga, siis 3 komisjoni arutasid ja kõik 3 komisjoni toetasid, mis on eelarve, arengu ja linnamajanduskomisjon. Aitäh, ettekandjale küsimusi palun. Mul on selline küsimus. Miks pärast linn ei kanna oma vara eest hoolt, et ta laseb üürimaja, mis on linna omad, tegelikult laseb sellisesse seisukorda, et selle väärtus on 0.
linn üürib välja seda maja, miks ta ei ole sinna panustanud? Me panustasime vahepeal vähemalt siis, kui oli vaja täita igasugused ettekirjutused, kas või need, mis on tehtud. Siis me panustasime nii ahjudesse kui ka elektrisüsteemidesse. Aga olemasoleva elamu konstrueerimine pigem oligi see plaan, et me paneme müüki ja iga asjast huvitatud isik võib siis läbi jooksuni selle kunnistu välja osta, aga siin on see piirang peaaegu veel 8 aastat, kui ei ole võimalik. Sellepärast me ei panusta. Sest üldine minu seisukoht on see, et ma niivõrd väikse direktooriumi ei tohi olla kuni 7 erinevad objekti, objekti pigem üks objekt võrdne, kõik ruumides asuvad elemendid sinna ühte majja, see on otstarbekam, kui kanda need jooksuvad kuulud erinevate objektide puhul. Vastasin teie küsimusele. Palun küsimus ettekandjale. Mis saab sellest hoonestajast või hoonestajast 10 aasta pärast, kui näiteks seeaegne valitsus leiab, et maja on kena ja korras ja võtab selle linnale tagasi? See on läbirääkimiste küsimus. Või ka sõltuma nendest poliitikutest, kes siin saalis või teises saalis istuma hakkavad ja kes arutavad teemat tulevikus. Tähendab, hoonestajal ei ole mitte mingit garantiid, et ta 10 aasta pärast saab selle välja osta või seal edasi elada? Miks ei ole, ta võib osaleda, ta on osta suhtlus käia, kui ta osaleda. Mõned garantiid ikkagi eksisteerivad siin, selle võimaliku tehingu puhul. Aitäh! Küsimusi palun esimene. Juhin tähelepanu, et sellel eelnõul puudus seletuskiri ja minu küsimus nüüd puudutab seda, aga kui volikogus leiab positiivset toetust, see esitatud eelnõu, et mis nagu edasi saab selle maaga ja selle üürnikuga või ruumi kasutajaga ja mis siis saab, kui volikogu ei hääleta seda kohta? Seletuskirja ei olnud sellepärast, et see Preambula oli tegelikult koostatud minu arvates. Aga mis saab, ma võib-olla toon näite, et seda on kõrval aastat tunnistu, mis on suurvaltsi täna 7. Politsei Piirivalveamet mingit asja, kui tuli minu teada selle aasta alguses ettekirjutus, et antud objekt elamu ei ole enam kõndlik kasutamiseks. Need inimesed, kes elasid konkreetselt siis mujale suunatud ja viibivad praegu teistes ruumides ja hoone elamu oli meie poolt konserveeritud, aga vaatamata sellele viimase 6 kuu jooksul oli siis korduvalt rikutud need samad konstruktsioonid, mis panime sinna ette, et need akna ja uste avadesse panime kinni, et inimesed huulikandid korduvalt need avad rikkunud ja garaaž, mis seal seisis selle elamu taga, oli lihtsalt maha põletatud. Nii et kui objekt ei ole kasutuses, siis kogemust näitab, et olukord muutub aina halvemaks. Ja ma arvan, et kui see hoone jääb tühjaks, sest sellega, et ta on juba praegu üsna kriitiline kasutamiseks ja nagu ma juba vastasin, sinna panustama tõenäoliselt ise ei hakka, siis on see, et inimene kolib sealt välja ja elamu seisab seal niisama seni, kui ei tule keegitus, kes liikuma hakkab. Teiste objektidega otsa kõldes on täpselt sama, siis viisi on esimene pool, see seit, hoidu 25 endine linnavalitsoon on õnneks siin Valga ja kesklinnas, aga need, kes on kaugemal, nende puhul on nõnda, et jah, liigutakse pidada. Jah, aitäh. Küsimusi palun veel. Kui küsimusi ei ole, panen koos muudatusettepanekutega eelnõu hääletusele. Eelnõu nimetus on
teatud otsuskorras kasuks linna omandis olevale piiritusasutuste suurotsustajana 15, ka 20 number Narva Jõesuu linn, Narva Jõesuu liin. Suurvaki 5. Kes on selle eelnõu poolt, on käega märku anda. Kes on vastu, kes on erapooletu, kes üks hääletanud, 2. Üks hääletanud, üks on erapooletu. 13 pooltäärega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on numbriga 10. Narva Jõesuu linnavõimu alalise komisjoni koosseisu muutmine ja see on minu eelnõu. Et selle eelnõu on ka seletuskirja lihtsalt põhjusest, ma hakkan kirjutama, et Liis Kaljurand avaldas soovi väljaastumiseks ja Tarmo Kalme, eks ole, avaldas soovi sisseastumiseks volikogu komisjoni, et arengu eesmärks komisjoni, mille esimese viisi oleme. See on olemas Tarmo Kalme avaldus ja see on suhtekoolides. Sellega on kõik. Kas keegi saab mulle küsimus esitada? Et kui ei ole, siis teen ettepaneku lisada Tarmo Kalme arengu eesmärkskomisjoni liikmeid ja sellega panen eelnõu hääletusele. Kogu käega märku anda, kes on selle aitäh. Kes on vastu, kes on erapooletu, üks ja kes ei hääletanud, üks ikka. Aitäh. Eelnõu on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on uue Narva Jõesuu linna põhimääruse arutelu. Et me oleme kõigi need laiali saanud need põhimääruse, millest tehtud väga palju ka muudatusi, kuna kokku tuli eesseisvus ja linnasekretär ja tegime oma poolt väga palju ettepanekuid, aga leiame ikkagi seda dokumenti, mida tegelikult vaja on veel arutada, enne kui volikogu vastu võtab, enne kui viimast meile korda liikmeid. Selleks anname selle aega veel 2 nädalat. Mul on üks küsimus. Kas see variant, mis sai nüüd Anforas oli, kas see on nüüd kõigi nende parandustega, mis on tehtud? Jah, see on see. Et istusime lausa üle 4 tunni, eks ole, ja tegime oma poolt ettepanekud, aga ma ootan siiski ka kes me? Eesseisus ja linnasekretär. Ja nüüd tegelikult on võimalik veel kord, kuna see eelnõu oli juba tegelikult kevadel meie volikogu liikmete ees, oli juba suvel volikogu liikmete ees, ja nüüd on sügis ja jätkavad volikogu liikmete ees. Et anname 2 nädalat aega tehke omad ettepanekud ja 2 nädalat saab läbi. Põhimõtteliselt peaks niimoodi olema, et ta jõuaks oktoobrikuu volikogu istungi kinnitamist. 15. oktoober, nii et tehke omalt poolt ettepanekud. Et komisjoni saab ma arvan, et komisjon seal arutama ei hakka, ta oli 2 korda komisjon. Et see, mis volikogu liikmed Linna põhimäärus peab vist kõigis komisjonidest läbi käima. ta käib 2 korda lausa. Ei ole seda. Keskkonnakomisjonis küll ei ole. Ja majanduskomisjonis ei ole ka käinud. Ma saadame siis peale istungid kohe laiali kõigile ja 2 nädalat on piisav aeg. No kõik komisjoni küll 2 nädalaga ei jõua. See peab tõenäoliselt ikkagi novembrisse jääma. Me ei saa viitada, sest see on väga palju punkte, mis tegelikult reguleerivad elektroonilist volikogu istungit. See ei ole mida välja. Selle aegele, kui me vastu võtame, oleme nii kõik surnud. Loodame, et mina enam teile üle. Hüva, ma saadan kõigile komisjonile laiali siis homseks ja ootan siis vastused nendele. Nii.
seal ei ole midagi ära. Järgmine päeva... Tohib küsida? Ja ei küsida. Aga tähendab, ta on hästi värviline. Kas ta saadab samasuguse asja või? No see näitab tegelikult, et millised on tehtud ettepanekud. Et näha ära seda erinevust. No midagi on kollased, midagi on sinised või rohelised. Mida see tähendab, kuidas see lahti sipeerida? Mina seda saame või ei ole? See on erineva ettekandja, erinevad parandaja. Erinevad arvud. Ja kus ma aru saan, mis on see algtekst ja mis on... Algtekst on mustade kujul algtekst, mis on värvitud ja sealt on maa lihtsalt samamoodi algtekst. Mis on lisatud, see on värvitud. Et sinine on minu oma eeskeisus ja... Siis ma näen seletuskiri juurde, et kuidas seda, mis asja seda vaadata, aga mis muutub. Vana tekstis on kord sulle. Okei, aga ma saadan teile laiali, et sealt on värgid ära, värgid on kelle oma, poole on kelle oma, siin on kelle oma. Seda ei pea ütlema, et kelle oma, parem kui ei tea kelle oma. No, ikka. Nii, mis asi on vana ja mis asi on uut? Vana on see, mis on muutmatu. Musta värvid on valget lauset. Kõik see, mis on muudetud, on värvid. Või on maagi. Kas on veel küsimusi? On küll küsimus. Mul on selline küsimus, et meil oli päevakorras ka muud küsimused. Ja mul on küsimus sinna peale, kas me alustame selle punktiga. Ei, no lõpetame põhimäärus. Ära ole nii tooma. Ma tahan koju juba minna, aeg. Ikkagi viitkest ikkagi kuupäeval tähtaeg, nii et komisjon peab jõudma 2. juurde. Pluss nädal aega veel... Miks pärast 15 kuupäeval? Sellepärast, et peab jõudma. Kas see tuleb volikogu enne? Ei. Siis on vaja arutada veel omakorda veel, ütleme, linnavalitsus peab omakorda arutama veel teatud eeskeid. Ja kui need on väga olulised muudatused, protsent ikkagi ei ole omaette. Et jõuda volikogu. Siis, ütleme, organisatoorne küsimus. Meil on siin 17 inimest. Kui me kõik teeme oma parandused sellesse põhimäärusesse, kes hakkab seda põhimäärust siis lappima ja kontrollima, et ei oleks vastuolusid parandustega? Ma olen selleks on linnadel, kes on väga väljatud. Jah? Muidugi näeme. Kas linnasektorid ega teadvad, kuidas seda tegema? See on see alati või linnasektorid. See on ju koostöö töömaas selles mõttes. Kõik teavad, et kõik peavad pingutama selleks, et... No jaa, me pingutame küll, aga keegi peab selle kokku panema lõpuks. Vastus oli linnasekretär. Pakud koostööd meiga, Liina? Pakud koostööd? Ei paku, ma küsin. Nii, lähme teemega edasi jõuame ka muude küsimuste juurde. Et on siis selge, et 5. oktoober, eks ole, ja kindlasti toimetega saanud kiiremini. Ma ütlen miks, et kevadest saadik üleval. Me pole ikkagi kuskil jõudnud. See on 3 aastat üleval, kui nii võtta varsti. 3 aastat. Nii, järgmine päevakorrapunkt lähme siis muud küsimused. Muude küsimused ei ole siis ka, mida me arutame, aga Eestis oli mõned paika, et on 2 küsimust. Ja on kõik ette Kai tegi ettepaneku arutada Narva Eeslu eelarvet ja teine päevakorrapunkt oli valmistusteema oli. Et ettekandjad on meil siis linnavalitsusest, kes leiab seda pädest, siis võime kuvata. Selle aasta ei ole. Kaine peaks ikka ära, küsimus räägimata. Alguses räägib realiste pärast. No ma 8 kuud on ju kõigile saadet. Eelarve käiku. Период, 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 arvestame
selge, siis tahame öelda, et eelarvesse nüüd avalikustatakse üks kord kvartalis. See tähendab, et 3 kvartali andmed koostatakse ja esitatakse Rahandusministeeriumile ning meile võib vaadata oktoobris. No nii lisaabi muutmine annan teile, aga tulevikus meil on see. 8 kuuga me saame kõigi tegevuse tulusid 5 400 000 eurot, mis moodustab 68,2% täpsustatud eelarvet. Sealhulgas riigieelarvelised 2 300 000 eurot moodustab riigieelarvelised moodustavad 93,8% eelarvest ning omatulusid saime 3 100 000 eurot ja omatulud moodustavad 56,6% meie eelarvest. See tähendab, et 8 kuuga me saime oma tulusid 10% võrra vähem, kui on planeeritud. Põhitegevuse tulud, need on maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, muud tulud. Maksud. Kokku saadi 2 200 000 eurot ehk 67,1% täpsustatud eelarvest. No kõige põhituluallikas on muidugi tulumaks. Tulumaksu saadi 1 968 000 eurot ehk 67,1% kinnitatud eelarvest. Sellel aastal me juba saame rohkem kui eelmisel aastal 3,9% võrra. See tähendab, et sellel aastal on lootus, et tulumaks ei lange sellel aastal. Meie eelarves on ette nähtud tulumaksu kasv võrreldes eelmise aastaga 2,1%. No siis meil on väike tagavara on olemas, et kui midagi juhtub tulumaksuga sellel aastal. Parkimistasu planeeritud 100 000 eurot, siis 8 kuuga on saadud 96 000 eurot. Ja tulud kaubade ja teenuste müügist. Kokku on saadud 327 000 eurot ehk 65,9% täpsustatud eelarvest, siis saime natuke vähem kui planeerisime -0,9%, aga see on seotud koroonaviirusega ja et meie asutused ei töötanud, koolid, lasteaed, huvikeskus ja huviringid. Seoses sellega saime vähem. Korrigeerime lisaeelarvega. Nüüd riigieelarvelised laekuvad vastavalt riigieelarve seadusele ning vastavalt kinnitatud eelarvele. Muud tulud, ressursid taastud. 2 kvartaliga saime 506 000 eurot ehk 38% kinnitatud eelarvest. Tabelit ei ole, tabel on olemas. Siis sellel aastal me kaotame 46% summast, mis on ette nähtud meie eelarve. Millega on seotud?
no see on kõigepealt, et põlevkivienergeetikas tootmisvõimsus väheneb ja teine põhjus, et nafta hind maailma turul langeb ja praegu on alla $45 barreli eest. Miks meie jaoks on väga tähtis nüüd nafta hind, sest nafta on komponent põlevkiviõli ümbertöötlemisel. Ja meie eelarves oli planeeritud 600 000 eurot põlevkivi ümbertöötlemise eest, aga kahjuks me saame ainult 100 000 eurot esimesel kvartalil ja ülejäänud summa ei saa sellest pool miljonit. Ja siis sellel aastal me kaotame, mina räägin juba, et umbes 800 000 eurot, aga eelarve osutab ka koolidele ja me saime sellel aastal 426 000 eurot ja meie põhitegevuse tulubaasi stabiliseerimiseks. Siis sellel aastal tulud vähenevad umbes -300 000 eurot, aga kulusid vähendame rohkem, umbes 500 000 eurot. No sellel aastal linnavalitsuse poolt on määratud põhitegevuse kulude tegemise piiramised, mis kehtivad kuni 3. lisaeelarve vastuvõtmiseni. Siis seoses sellega muidugi põhitegevuse kulutusi ei tee ja siis kõik asutused järgivad oma eelarveid. Ja seoses sellega 8 kuuga põhitegevuse tulem on üle miljoni euro. Ja siis vaatame nüüd edasi. Investeerimistegevus on samas mahus ja siis räägime, kui midagi ei tee sellel aastal, siis eelmine järgmisel. Siin on siis kommentaar, et kuidas võib koostada üks suurematest näitajatest, kui nafta hind on maailmaturul circa 45 või rohkem, siis me saame. Miks me saame siin? Kolmas, neljas. Võib-olla üldse ei saa mitte midagi, juhul kui langeb, jah. Ümbertöötlemise eest just nii. Ülejäänud on seotud siis tuhaladestust, veerikasutus, aga siia ei kuulu veerikasutus, mis on seotud elektrijaamade tööga. Elektrijaamad omakorda, eelmine aasta lõpp, selle aasta algus näitas, et need numbrid on saanud siit drastiliselt kukkunud puht sellepärast, et talv oli soe. Siin on ka tarbimisvajadus üsna muutub. Esialgu elektrienergia prognoos võimen saada ja umbes 600 ja pluss 300 Õnneks me siin esimese teise kvartali eest saime veidi rohkem, kui nemad ise ütlesid. Veidi rohkem, mitte oluliselt. 8. oktoobril sõidame Los Angelesega Eesti Energia peakontorisse, hakkame nendega arutama need lühiajalised ja pikaajalised võimalikud prognoosid. Et kõik. See lihtsalt no, aga sellel aastal muidugi me saame hakkama, siis me töötame ja siis lisaeelarve esitame oktoobris ja numbrid on olemas, siis vaatame ja räägime veel kord.
Õnneks praegune olukord ei mõjuta oluliselt nendele projektidele, mis on meil töös. Need põhiteemad, millega me siin juba mitme aasta jooksul vahepeal tegelenud, nende teemadega me läheme investeeringuprojektidega on korras, aga meie probleem on selles, et planeeritakse väga palju põhitegevusi. Ja seoses on väga vastustatud. Kui kaotame ressursse, aga meie eelarves planeeriti miljon 677. Ei. No ja kui me kaotame, kus me võtame raha, et katta põhitegevusi. See kulud. Mõned variandid on meil olemas, mida leida kolmas kvartal, siis on aasta lõpuprognoos, aga mõned stsenaariumite variandid on meil laua peal lihtsalt need kohtame. No hirmustav on järgmine aasta. Tänu koroonarahadele me ikkagi stabiliseerime selle järgmine aasta teatud mõttes küsimärgi all. Kannestada siis. Jah, järgmine päevakorra jah. Muu küsimus oli Kai küsitles just selle, et kalmistule makstavad raha, mida omavalitsused maksavad, et miks on selle põhjused, miks omavalitsus ei makstud. Põhjus oli selles, et kuidas ma ütlen, kohe peale küsimust, antud teema oli lausa mitu korda laua peal ja lõppude lõpuks saime juhatuse liikmega kokkuda, käisime juures 2 nädalat tagasi, näitas meile kõik need jooksvad kulud, ülalpidamiskulud ja muud kulud ja tänase päeva seisu on meile linnavalitsusele pilt selge ja leping on meie poolt kalmistuga allkirjastatud selle aasta finantseerimise tagamiseks. Aga finantseeringud ei ole üle kantud. On jäänud 3 kuud aasta lõpus. Siis me ootame taotlust. Kui ta esitab, siis vaatame. Lähtudes termingu teemat. Teemad said lahendatud. Aga milles probleem? Probleem oligi selles, et reeglina esitati meile iga aasta alguses või kohe peale jooksva aasta eelarve kinnitamist esitati meile lihtsalt taotlus, kus on üks konkreetne number, aga ei teadnud meile täpselt, mis on selle numbri taga. Kui võrrelda näiteks Sadamaga või kui võrrelda teiste sihtasutustega, seesama muuseum, see on kõik lahti. Aga siin see päriselt nii ei olnud, aga lõppude lõpuks juhatus liige tuli, näitas meile, ütleme üldse. Läksime lepingusse ja siis, kui taotlus tuleb, me kanname raha üle. Sest eelarves on see summa tootluses. Jah, Sinul on küsimus, mis ei ole, kuna ma ei saa osaleda eestseisuse töös, siis mind huvitab kõigepealt volikogu korralduslik olukord. Kuidas saame meie, keda meid ei kaasata mitte kusagile, kuidas saame meie esitada küsimusi linnavalitsusele volikogule? Milline on see tee, kuidas me saame oma probleemid üles tõsta? Linnavalitsus saab teha volikogu liige läbi arupärimise, milline aastateks kuuvad lõikes, eks ole. Volikogu liige saab tegelikult osaleda komisjonides. Komisjonid on kindla päevakorraga. Seal ei saa ka igasugu asju jahuda. Ma arvan, et ma saadan sulle, ma tegelikult saatnud seda kõiki informatsiooni, kus on vähegi minu käest olnud, eks ole. Jaa, informatsiooni ma saan, aga ma ei saa välja midagi, väljundit ei ole. Aga saada mulle ettepanekid siis, mida sa saad teha, kui ta muud väljundit ei ole. Sest põhimäärus ei anna tegelikult väga palju võimalusi. Mitte ükski põhimäärus, no võib-olla meie põhimäärus,
paned tõesti opositsiooni nurka seisma, seod ka suu ja silmad kinni ja lased ka ta seisma 3 või 4 aastat. Põhimõtteliselt on selgelt, et Eesti kuulub ja revisjoniks oleme ei. Ma räägin volikogu esimehega. Me sooviksime kaasata küll, aga põhimõtteliselt, et siis võib seal olla, eks ole, siis võib seal olla, ja me ei saa seda väga palju laiendada. Kuigi minu soov võiks olla küll, et ma tahaksin siin kasutada, aga põhimõtteliselt kõik. Rahad siis saab. See omapoolne ettepanek põhimõtteliselt, et kui me menetleme muudatuseks, et see omapoolne alustan kellegi läbi vähemalt, et muuta Eestis koosseisu ja panna sisse ka siin. Ma ei taha muuta eesseisuse koosseisu. Ma tahan, et opositsioon saaks ka volikogu siseselt mingi väljundi, kus ta saaks oma probleemid üles tõsta. Sest praegu ei ole mitte absoluutselt mitte mingit võimalust. On vaikiv enamus, kes otsustab kõik ära ja opositsioon võib pead vastu seina taguda ja karjutas põlkal Eestis, aga mingit tolu sellest ei ole. No see enamus ei olnud vaikiv midagi, nad väga jutud. No ma ei ütleks, et nad ei jutustatud. Aga ma arvan, et sellega meil volikogu teemad on ammendatud, järgmine volikogu 528 oktoober. Ma tahan ka küsida, kui tohib. Ma tahan ka küsida. Muud küsimused see läbi juba. Ei saanud. Räägi küll, et mul on küsimus hinna peale. Kas ma tohin teile küsida? meil ei ole muudes küsimused rohkem ettepanekud. Esitage järgmine kord palun ettepanek. Me ei saa esitada lihtsalt lampist kellelegi küsimusi. Miks ei saa? Selles on muud küsimus. Tehki ettepanekud, mida panna, eks ole, teema, ettekandja, teeme ära. Me ei saa seda hommikul istuda küsida kellelegi midagi. Vaata, Aares, siin ongi Liina küsimus, eks ole, et kus ta saab küsida, ma tahtsin just siin kiitma hakata, et näed, et sa oled üle hulga ja julgenud muud küsimused sisse panna. Et see on väga hea, eks ole, ja see ongi nagu see koht, eks ole, kus on mingi sidet, kui ma kindlasti ka, et koostööd on ju, noh, ta ei ole küll hea koostöö, aga mingisugunegi võimalus, eks ole, et sa teada, mida opositsioon arvab, opositsioon saab ka teada, et linnas toimub, on ju, te olete siin koha peal, te näete rohkem, aga kes on nagu kaugemal, see ei tea. Ja selles mõttes Saare päris niimoodi küll ei saa olla, et 2 teemat debatt, eks ole, et eelarved, okei, väga hea. Sai ka teada, et 96 000 tuli Martmust tasuda. Ja kaebistud ka, et mingi probleem kusagil läbi. Aga volikogu küsimused, volikogu liikmed peab ikka mingi koht olema, kus ta saab korra kuus vähemalt natukene teada auru välja lasta. Ja see on nagu volikogu fraktsiooni esimees ka ikkagi pani 2 küsimust, eks ole, tahtsin panna 10 küsimust muutesse. Aga lihtsalt tuli 2, eks ole, Liina oleks samamoodi võib panna, ütleme, ka 20 küsimust, 20 küsimust. Mismoodi? Nad lihtsalt neil, eks ole, soovin, eks ole, panna muudes küsimused teema, milleks on see, kas kukev kanam või kanam ei kukev, eks ole. Miks ma võiksin koha peal küsida, kui mul on tõesti lühikesed küsimused? Põhimõtteliselt ei anna väga palju loogilist ruumi vaata. Et kõik on oma aja peremees, nad ei taha istuda lihtsalt logistada. Paned küsimus, saad vastused, küsimus on vastused. Ma arvan, et väga aus tegelikult. Aare, kas sa arvad, et sa Liina küsimust vastatud, et kas siin on midagi üle mõistus küsib? Ei, minu arust ei ole ju. Olen valmis. Ja Liina on ka, et ma tahan ikkagi lõpetada seda poleemikat, sest olen sellest nähas olnud. Siin ei ole mingi nagu takse linnapea või mõni teine ametnik nagu takse löögialis nagu vanasti. Seda praktikat tuleb ära lõpetada. Kui tõepoolest ühel või teisel volikogu liikmed on küsimusi, palun edestage eelnevalt. Aga mitte nii, et talvel minu käest küsiti, kuidas käib ettevalmistus suvehooajaks. Ja see praktika tuleb ära lõpetada. Kas sa ei osanud vastata või? Tead sa, sellel hetkel ei osa mõnikord. Ei osa. Tulebki ju ausalt, et kuulete, et sain tegeleda sulega talvel. Tead sa, ründab, lausa ründab. Ja enne asju küsisid ja siis veel imetlesid, kuidas mul kõik numbrid peale seisab. Lõpetage. Tahate arupärimist, te tahate küsida, kirjutage elektrooniliselt ja saate neid vastused kätte. No ei ole mõtet nüüd hakata siin midagi arutama, kus eelnevalt pole kokku lepitud. Milline on see volikogu mõte, kui me ei saa isegi linna asju siin arutada? Saame küsimused eelnevalt, nakatakse esitage need küsimused. Eelnevalt küsimused ma saan ju välja. Kuidas ma saan esitada enne eestlist sulle küsimusi?
21. kuupäevaks reibutus kokku kalandus- ja keskkonnakomisjon oli see nimetatud aastasid, eks ole, kus oli üks päevakorrapunkt, see oli see tuha ladestamise ümbertöötamine, eks ole. Ja see oli ka rida küsimusi õhku, eks ole, millegipärast ma arvasin, et see tuleb täna istungile päevakorda, eks ole, millegipärast arvasin, et jube kiire oli ja ma saan aru, et see oli teemal 29. juunist, kus inimene oli see koosolek, et noh, see on väga hea, super, et ümber töödeldakse, aga meile seda summat ei tea, sealt on eelarvesse 300, noh, 150 tuleb kokku, on ju. Et me kaotame selle raha, eks ole. Et küsimus ei juba tule, lõppu oli ta 3 kuud möödas, on ju. Ja kui komisjonis pidi nagu tulema siis ka päevakorda ja ei tulnud, on ju. Kus ma siis seda teada saan, eks ole, kui tuleb reede õhtul istungi, kus seda sees ei ole, noh, kuhu ma saadan Eestis nüüd toimunud, eks ole. Ma ei tea, kui palju sellised eelnõusid meil on, eks ole, aga näiteks täna võiks küll infot saada ja et noh, teemad on nõus, on ju, et noh, ma usun, et põhjusel on küll, eks ole, miks seda ei saanud võtta. Sama põhjus, mida sa mainisid. Ja ongi kõik, noh, et nagu sellise info võiks saare anda, eks ole, see ei ole ju, noh. No mina ei saa anda, sest mina ei ole info jagaja, eks ole. Aga sina näiteks linnapeal või abilinnapeal, kes seda teevad, Raimel, seal oli meie komisjonis, eks ole, öeldad, kuulge, praegu ei tulda, on ju, seal on vaja see, siis toob selle vale rahast, eks ole, mida me vahepeal teinud, mis plaanis teha, noh, tegelikult sellega venitada ka ei saa. Ja keegi peab midagi vahepeal tegema, need teemasid on meil külgele. Ja mingi 15 minutit, ma arvan, võiks vähemalt jätta iga kord muudele küsimustele, et noh, korra kuus võib ju teada saada midagi, keda ei huvita. Aga ma arvan, et see ettepanek on tegelikult hea, kui linnavalitsusele mõõdikata sellega lepineks, aga ta on nõus seda tegema, nii et ta on valmis. Linnavalitsus ei saa sellest keeldunud. Mõned istungil tegelikult ei saa abist küsida, ma ei tea, läbi maalikäest, eks ole, kuidas sisse olema, eks ole. Seal peab ikkagi olema eelnõu, tähendab olema küsimus peab vasta ei olema. See asi on väga lihtne, kui tuleb kätte. Ma ausalt, keegi ei ole ju vasta peale küsimustele vastata. Lihtsalt palju on selles, et kui on normaalne töörežiim või tööprotsessis on okei, kui toimub kiidetust ja ründamine või lapsed silmane, no millegi. Mina pean ikkagi ka linnavalitsuse esindajaid siin kaitsma, eks ole. Ja kui küsitakse mingisugune konkreetne küsimus ja tuleb konkreetne vastus ja keegi vastu ei ole, aga lihtsalt peab kokku leppima, kuidas see tööprotsess hakkab siin käima kogu lugu. Ma arvan, et selleks ongi põhimäärus. Ja näiteks nagu Kalli Raida siin esitas küsimuse, tähendab oma selle kogemuse, on ju, et kui talvel küsiti, on ju, et kuidas käivad ettevalmistuseks suveks, eks ole, siis no mina näiteks küsiks küll täna, et eks ole, nüüd on suvi läbi, on ju, et kuidas on Narva linn talveks valmis, et sul on kõik need lasteaed, koolihooned valmis, on lumelibedus, teretehnika on, no see on ka siuke huvitav asi tegelikult. Mina arvasin, et niisugune Bazar jäi ikkagi minevikku sinna vana Narvasse linna, eks ole, aga noh, peale poliitilise olukorra muutmist see Bazar tuli siia saali tagasi ja kui see jahtub, siis loomulikult linnavalitsuse esindajad, siis keegi ei hakka seda vastama. Kui on normaalne see protsess, siis lõpetame ära kõik tujumid. Meil ei ole midagi rohkem arutada, ettepanekud heaks ja linnavalitsuse siis teeb ettepaneku. Istungi 28. oktoober aadeti jaamõtta. Täna peaks siin olema, aga me viiruslikud murrad. Et tähtsime võrdeliselt on